külalis Kristjan Kosti ja Siim Kemnerit ja usun, et on tulemus väga põnev vestlus. Puudutame siis teemasid, mis on seotud liikumise ja kehalise aktiivsusega. Miks peaks inimene liikuma? Miks peaks inimene järjepidevalt liikuma ja kuidas planeerida oma aega paremini, et saada rohkem liikuda ja näiteks millised terviserikked võivad juhtuda, kui seda ei tehta. Samuti täname oma sponsori Vitamin Velli, Kadarbiku ja My Fitnessi ja muidugi ka Siim Kemnerit, kes paneb ühele õnnelikule välja oma personaaltreeningi ja selle võitmiseks saate siis elektrooniliselt skännida QR-koodi, saate anonüümselt küsida küsimusi ja 3 parima küsimuse vahel on ka auhinnad. Ja rääkides siis teemast, et mitmed uuringud on tõestanud, et tänapäevad inimesed liiguvad üha vähem. Et me küll tänavapildis näeme, kuidas inimesed liiguvad, jõusaalid on rahvast täis, aga tervisenäitajad näitavad midagi muud ja trend on langev. Mis te arvate, mis võib see põhjus olla või miks on nii? Ja paluksin ka lühidalt ennast mõtestada. Nii, kummal sellel töötab või? Sa oled lähemal. Ja, nüüd töötab. 1, 2. No kui öeldakse, et töötab. Tere, Siim minu nimi. Väga hea meel on siin täna teie ees olla. Veel parem meel on saada võimalust Kristjaniga seda arutelu pidada, et kes mina olen, peamiselt ikkagi pean ma ennast treeneriks, aga mul on olnud ka või on siiamaani au võimalus ka siis õpetada tudengeid Tallinna Ülikoolis 2 ainet, rääkida, aga peamiselt tegelen siis treeningute andmisega, aga ka koolitamisega, treenerite koolitamisega samamoodi. Ja tegelikult tänase vestluse selliseks väikseks eellooks veel rääkida on siis see, et see ei ole esimene kord, kui ma Kristjaniga räägin. Tegelikult ma olen vedanud ka podcasti, Treenikõne nimeline, mis praegu on sellises, ütleme talveõnnes, aga sellist 2,5 osa olen Kristjaniga varasemalt maha pidanud ja kuna täna moderaatorit meil siin vahel ei ole, peame kuidagi kahekesi seda toimetama, siis võib öelda, et täna lausa tuleb selline 3. osa, kus me siis vaatame, kuhu me selle teemaga jõuame liikumise vallas. Aga nii palju siis minu poolt. Ja nagu Siim ütles, Kristjan on nimi ja töötan 2 ülikoolis, ausalt selles ülikoolis ka. Et põhitöö on küll Tallinna Ülikoolis ja üritan aru saada, kus siis asub inimese töövõime. Et siin ülikoolis ma pean magistrikursust, mis on seotud tulevikutehnoloogiatega. Ja kui mõelda inimese töövõimele, siis me näeme, et inimese töövõime hakkab nagu otsa saama, siis me üritame seda täiendada tehniliste vahenditega ja see on siis Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli teatud mõttes huvitav sümbioos. Ja tegelikult üha rohkem kaasaegne ka väljakutse inimestele, et ja kui sa ennem küsisid, et miks me liigume vähem, on ju see, et me oleme suht edukad olnud sellest liikumisest vabastamisel, et inimese energiasisend on väga piiratud, nagu klaasi rohkem täita ei saa, kui klaasi suurus on, see tähendab, energiatihedus toidus on fikseeritud, meie suutlikkus seda energiat omandada on fikseeritud, evolutsiooniliselt on alati toidust puudu olnud, järelikult me tahame kogu aeg energiat kokku hoida ja me kõige kulukamaks koeks ei ole mitte lihased, vaid aju, järelikult me tahame kõige vähem mõtelda ja see näitab siis, et kuivõrd palju me üritame siis keha vabastada kehalisest tööst ja nüüd üha rohkem ka sellest vaimsest tööst. Ja need mõlemad tegelikult tekitavad sellise ideaalse kriisiolukorra, kus ühest küljest nagu keha kaugeneb sellest bioloogilisest ja evolutsioonilisest võimekusest, mille tõttu aju ainevahetus hakkab kannatama, aga kuna aju on ka välja lülitatud, siis enam ei saa aru, mida tegema peaks ja ongi selline olukord, kus lastakse ainult allapoole voolu minna. Lapsed on
ebapiisavalt kehalist aktiivsed ja kultuuris üldiselt peetakse kehalist aktiivsust, seni on peetud küllaltki vastuoluliseks, öeldud, et tsiviliseeritud inimene istub, mitte ei liigu. Ja nüüd siis avastatakse, et mida värki, et midagi on väga valesti. Ja see on see põhjus, mille pärast siis ei liiguta, on see, et kultuuris on niivõrd palju asjaolusid, mis vähendavad seda liikumist ja liikumise peale mõtlemist ja väärtussüsteemi kui taolist. Ja kuna siin on päris palju majandusüliõpilasi, ma saan aru, et siis võiks küsida ka, et mis, ma küsin ise järsku, ma saan auhinna selle eest, et mis point sellel liikumisel on, aga see on väga hea business. Selles mõttes väga hea business, et inimesed ise teevad töö ära ja maksavad sulle selle eest, et nüüd juhendada neid. Evolutsiooniliselt ja kultuuriliselt oli alati väliskeskkond nõudis sult natuke liikumist, töö nõudis sult liikumist. Aga nüüd tuleb välja, et keegi peab sulle välja mõtlema selle liikumise ja minu arvates see on väga hea äriidee. Siim teeb seda. Jaa, aga seda peabki tegema paraku, sest et mina julgen öelda, või tegelikult ei ole seda mina öelnud, Yuval Noah Harari tegelikult on seda öelnud, et tänaseks päevaks me peamegi õppima teistmoodi elama, ega muud ei jäägi üle. Et tegelikult, mida Harari on välja toonud, kes on siis Iisraeli päritolu ajaloolane, on sellised üksjagu raamatuid välja andnud, kus ta siis inimkonna ajaloost, aga ka tuleviku perspektiividest räägib ja siis tema toob välja 3 asja, et inimkond, millega on siis läbi oma eksistentsi rinda pidanud pistma. Miks inimkond on hukka saanud? Number 1 on siis see, et nälga surdi ära, et toidunappus oli, nagu Kristjan varem mainis, eks ole, et toidunappus oli, et selline ellujäämine sõltus toidu kättesaadavusest. Teine asi oli see, et väga palju taplust oli, et inimesed said suuresti sõdades ka hukka. Loomulikult kahjuks me tänapäeval näeme, et sõda on intensiivistumas, aga siin võib argumenteerida selle üle, et kui palju inimene peab sõda ja kui palju masin nüüd tänapäeval peab sõda. Et see sõja pidamise viis tegelikult on ka saanud täiesti uue dimensiooni, näiteks kogu selle droonide teema pealt. Ja 3. on see, et inimene ei elanud väga kaua sellepärast, et meditsiin ei olnud arenenud. Ja kui meditsiin ei olnud arenenud, siis ka lihtsam selline tervisehäda võis siis hukka viia, et hakkas hammas valutama, läks kehvasti või said mingisuguse haava ja võiski minek olla. Aga tänaseks päevaks on nüüd juhtunud see, et kõik need 3 tegurit, mis ma just välja mainisin, on peegelpilti läinud. Ehk siis tegelikult, kui varem inimesed peamiselt võisid nälga ära surra, tänapäeval nad siis surevad ära toidu üleküllusesse. Rohkem inimesi sureb ära toidu üleküllusesse kui toidu nappusesse. Rohkem inimesi teeb tänapäeval endale ise otsa peale, kuivõrd sureb ära kellegi teise käe läbi. Ja 3. on see, et eluiga on küll oluliselt pikenenud, aga me saame tõstatada küsimus, et mis on need tervelt elatud aastad. Ehk siis, et me võime küll kauem elada, aga kui me teeme seda ainult tänu tabletile ja tänu torude otsas istumisele, siis pole see kuigi, me võime tõstatada küsimus, et elamist väärt. Ja siin me jõuamegi siia otsa nüüd tagasi, et ma kohe võin lajatada haamriga, et seesama liikumine oleks ravim kõigele sellele, sest et tänaseks päevaks me saame aru, et kui me liigume, me kasutame oma keha, selleks on vaja energiat. See on üks pool sellest, et üks pool on see, et me saame energiarikka toidu tarbimist piirata, teine see on see, et me peame liikuma samamoodi, et organismis toimub ka kohanemine. Treening, jõutreening, sinna me jõuame. Number 2 on see, et tänaseks päevaks meil on olemas teadmine, et vaimne tervis, kehaline aktiivsus omab võrdväärset kasutegurit näiteks antidepressantidega. Probleem on lihtsalt selles, et see liikumist tuleb teha. Ja 3. on see, et oma elukvaliteeti kuni kõrge eani saame me hoida elamisväärsena, kui me liigume. Loomulikult on väga kasulik, kui sa hilises eas avastad selle liikumise, aga kui sa juba varakult hakkad seda vundamenti laduma, siis sa lihtsalt sõuad kaugemale ja paremas tempos. Võib-olla sa peegeldad Harari mõtteid või lisad ise midagi juurde? Ja ma lisaks vast nii palju, et kehaline aktiivsus on efektiivsem kui farmakoloogiline antidepressiivne ravi ja isegi kombineeritud ravi. Ja seda on piisavalt palju näidatud ja kui küsida, et kuidas see tuleb ja kuidas kardiovaskulaarsed probleemid on seotud lihasmassiga näiteks. Et kui me tahame kauem elada, siis selge see, et me tahame, nii nagu Siim ütleb ja toob ka esile, et Eestis on tervena elatud eluaastate, see tähis asub seal kuskil 55-56. Inimesed surevad ära kuskil 70
lõpupoole, järjekordselt 20 aastat kliiniliselt haige. Ja see ei ole kuigi hea niisugune viis, kuidas surra, ja ühiskond kindlasti ei suuda seda garanteerida, sest et kliiniline tervishoid on äärmiselt kallis ja mida rohkem inimesed kauem elavad, mida rohkem neid inimesi on, seda kallimaks läheb, aga need inimesed ei ole ise ju enam maksujõulised, seetõttu, et nad tööl ei käi, nad ei loo seda lisandväärtust, mis siin majandusruumis on küllaltki oluline. Järelikult nendes kehades peab olema midagi, mingit ressurssi, millega toime tulla, ja kui küsida, kui kaua inimene saaks elada, siis me näeme, et üle 100-aastaste inimeste arv on kordades kasvanud ja arvatavasti aastaks 2030 on maailmas juba 1 miljon üle 100-aastast inimest. See oli veel mõned, ütleme 70-ndates oli mõned tuhanded. Ja järelikult me näeme, et 100-aastaseks on võimalik elada ja praegu ennustatakse need inimesed, kes sünnivad, nendel on suur tõenäosus 100-aastaseks elada, ja tekib uuesti küsimus, et mis moel sa seda siis elad, et kui sa 55-selt saad tõsise kroonilise haiguse diagnoosi ja siis pead hakkama arsti juures käima, ravimeid võtma ja tööl ei käi, et see ühiskond lihtsalt ei ole jätkusuuteline. Ja järelikult me peaksime vaatama, et kas me selles subkliinilises ruumis saaksime seda vananemist edasi lükata. Ja kui küsida, et kuidas 100-aastased inimesed surevad, siis nad surevad täpselt samadesse haigustesse, kuhu surrakse 70-selt ja 60-selt. Ainult, et need haigused hakkavad hiljem peale, järelikult keha on suuteline nende haigustega varem toime tulema ja see surm on enam-vähem aktsepteeritud. See kultuur aktsepteerib, see inimene ise näeb, et ma olen 100 aastat elanud, asjad enam väga ei uuene või uuenevad, aga moel, millest me hästi aru ei saa, ja siis me näeme, et see on suhteliselt hoopis selliselt see matuse rituaalid ja selle ümber olev kultuur on hoopis aktsepteerivam, kui meil on selline küllaltki sumbuurne ja nukker värk. Ja nüüd tulen tagasi selle küsimuse juurde, et aga kuidas on vaimne tervis, kardiovaskulaarne tervis seotud lihasmassiga, ja siin on üks hästi oluline võtmeküsimus, mis on selles kultuuris tänasel päeval ei ole veel piisavalt hästi avanenud. Et juhul, kui sa kehaliselt aktiivne ei ole, siis sinu toitumisvajadus on palju kitsam, sa sööd vähem. Ja kui sa sööd vähem, siis tõenäoliselt see toit on ühekülgsem. Juhul, kui sa teeksid rohkem kehalist tööd, siis sul on su energiavajadus suurem, siis sinu toidusedel puhtstatistiliselt on natuke laiem. Ta sisaldab mitmekülgset toitainet. Ja me teame, et rasva me talletame kehas pekina, rasvana. Süsivesikuid talletame ja suudame ise regenereerida. Mineraalainet talletame luudes. Kõige tähtsam ehitusmaterjal, kõige kallim ehitusmaterjal, mis on kirja pandud DNA-s, ainukene pärand, mis me saame, on DNA-s kirja pandud valgu struktuur. Aminohapped, ainuke koht, kus me neid saame, on lihased. Ja kui inimene on haige, siis tema isu ju langeb veelgi. Ja kui ta peaks siis näiteks antigaasid tootma, mis on enam 3-4 korda suurenenud valguvajadus per keha kilogramm, siis ta lihtsalt neid ei saa teha, siis ta sureb ära, ehk tema tervis ei suuda selle haigusele vastu pidada. Teine on siis see, et juhul, kui su töövõime on madal, siis sinu seedeprotsess ehk selline metaboolne kompetentsus on ka pärsitud, ehk sa tegelikult omandad vähem toitainet. Isegi kui sa sööksid mitmekülgselt, siis sa omandad vähem muuhulgas ka neid aminohappeid. Ja juhul, kui sa liigud vähem, siis see kardiovaskulaarne protsess ehk vereringe on aeglasem. Järelikult need aminohappeid, oletame, et sa ostad hästi kallist toidulisandit ja sööd seda, aga tänu kehvale vereringesüsteemile ta tegelikult lihastesse ei jõuagi. Et see süüakse ära ülejäänud keha organsüsteemi, kasutatakse ära organsüsteemid poolt. Ja nüüd, kui sa liigud vähem ja verering on aeglasem, siis süda on väga elav organ, et süda tahab kogu aeg stiimuleid saada, et üldse säilitada oma võimet, ja ta on hästi kallis organ, järelikult selle arendamiseks me peame talle kogu aeg veelgi rohkem väljakutseid pakkuma. Ja nüüd südamest me jõuame siis ajuverevarustuseni. Kuna aju on selline 1,2-kilone kõige kallim organ, sest et ta tarbib ära iga 4.-5. glükoosi hapnikumolekuli, ja kunagi väljas ei käi, ta on täiesti pimeduses. Ja ta peab meile kuidagi kasulik olema, ta on ainukene viis, kuidas ta kasulik on, ta üritab meile tulevikku ennustada. Mida järgmiseks tuleks teha? Et aju ülesanne ei ole sind õnnelikuks teha, aju ülesanne on sind elus hoida. Järelikult meie peame aju elus hoidma. Ja vereringe on ainukene viis, kuidas aju süüa saab. Ainukene viis, kuidas see hapnik tuleb, kuidas vajalikud toitained sinna jõuavad, ja aju valgusüntees on umbes 3-4 korda kõrgem kui lihastes.
et kui lihase valgusüntees on enam-vähem niisugune 1 võib-olla kuni 2% päevas vahetatakse välja, siis sa võid arvestada, et enam-vähem niisugune 70-100 päevaga vahetatakse lihaskonnas ikka valgusstruktuur ümber. Ajus hämmastavalt toimub see palju kiiremini. See ei tähenda, et sul aju vahetub välja enam-vähem 1 kuuga, aga me näeme, et kuivõrd intensiivselt teatud aju osad, struktuursed uuendused käivad. Ja juhul, kui see vereringesüsteem seda ei toeta, siis aju ei tööta. Kui aju ei tööta, siis sul pole sotsiaalset kontakte. Kui sotsiaalset kontakte pole, siis sul pole ka soove kuhugile minna, siis sa leiad, et sa ei peagi kuhugile liikuma, siis sa vaatad, et okei, kogu elu on ekraani peal, kehaline aktiivsus langeb, lihasmass kukub, söögisedel läheb üha kitsamaks ja saabub nähtus, mille jaoks siis 2 riigis maailmas on olemas ka eraldi minister, portfellita minister Jaapanis ja Ühendkuningriigis on üksildusega tegelev minister. Ehk inimene isoleerub. Ja üksilduse tervisekahju võrreldakse enam-vähem 1 sigaretipaki suitsetamisega päevas. See surm ei saabu sama mehhanismi kaudu, aga ta saabub vähemalt nende depressiivsete mehhanismide kaudu, mis siis ainevahetust rüüstavad. Ja näete, kõige võtmesõnaks on see, et liigu ka natukene. Et kui sa saad natukenegi liikuma hakata, siis kõik need asjad hakkavad paika loksuma, aga seni on öeldud, et liikumine on nagu manuaalse töö tegija, et tsiviliseeritud inimene istub kontoris. Ja nüüd see tsiviliseeritud inimene saab aru, et mõistus enam ei võta, nõutakse ühe rohkem, elu läheb keerulisemaks, hakkama ei saa. Ja siis tehakse õhtul trenni, tullakse siimu juurde ja olukord läheb tihtipeale kehvemaks, juhul kui ei ole tarka juhendajat. Et ma ei taha Siimule heita varju, vaid selle kliendi baasile. Nad tulevad ja arvavad, et see lahendus on niivõrd lihtne, et anna ja tee. Aga tihtipeale inimesed ei märka, et tegelikult õhtune treening on täiendav kriis kehale ja siis järgmine tööpäev nad tegelikult töövõimelised ei ole. Aga siin ma annan just Siimule tagasi, et milline kliendibaas sulle tuleb sinna õhtul ja mida nad ootavad ja mis see reaalsus on. No tulevad, tahavad tõenäoliselt oma elukvaliteeti parandada ja paremasse vormi saada, et ühelt poolt tõenäoliselt see esteetiline komponent on seal sama palju esindatud kui see tervisealane, eks ole, et meie tänapäeva kultuur on sinnamaani arenenud, et keha peab olema treenitud, lihaskond peab olema vastavalt vormitud, et iga ajastu elab oma keha läbi, et kui me läheme siia kaugemasse mineviku barokiajastusse, olid sellised kurvid rohkem esindatud, eks ole, siis kui me liigume siin supermodellide ajastusse siin 20. sajandi lõpul, siis pidi päris peenikene olema ja nüüd me oleme jõudnud siis siia, et peab olema fit, mis iseenesest on küll tore, aga mulle nii meeldib, et me jõudsime selle lihasmassini kohad siin välja, et selle lihasmassi kätte võtta. Kui Kristjan ütles seda, et mis ütles, et 2030. aastaks või need 100-aastaseid inimesi on rohkem, siis huvitaval kombel tõesti 100-aastaseid inimesi võib olla rohkem, aga aastaks, kui ma nüüd ei eksi numbritega, 2035 vist oli või, on 24% meie planeedist rasvunud inimesi. Eks mõelge selle peale, et inimene võib ülekaaluline olla, ilma ta sellest aru saame. Me ei näe riietest läbi, võib-olla tal väike kõhukene on ees, kehamasindeks on natukene juba seal üle 25, nii saame selle inimese tuimalt paigutada ülekaalulisuse kasti, et tema on ülekaaluline. Ta kaalub rohkem, kui tema tervise seisukohast on optimaalne. Aga kui me võtame rasvunud inimese, kelle kehamasindeks on siis rohkem kui 30, siis kui sa sellist inimest vaatad, sa näed ära, et on üksjagu laiusesse ka, et ikka päris ümar on juba. Ehk siis tõsiselt ülekaaluline inimene, tema keha rasvasisaldus on oluliselt suurem, kui tema tervise seisukohast oleks optimaalne. Ja me liigume ka sellel kursil, et ka neid inimesi on rohkem. Ja me näeme seda, kuidas farmakoloogilised sellised saavutused siin tulevad, et igasugused imeravimid tulevad välja, mis panevad meid vähem sööma, aga probleem on selles, et kui sa vähem sööd, nagu Kristjan ka enne mainis, siis sinu toidusedel võib jääda endiselt üksluiseks. Ja sa ei saa nii palju sellist täisväärtuslikku toitu sisse. Ja teine asi on see, et kui sa ravimeid tarvitad, siis paraku tõesti ravim võib suruda alla su söögiisu, mis tõttu su kehakaal võib kontrolli all hoida. Aga mida ravim ei saa teha, on see, et ta ei tugevda su kõõluseid, ta ei kutsu su lihastes esile tugevaid kokkutõmbeid, mis kutsuvad esile kohanemist.
südame-veresoonkonna tervis ei muutu sellest oluliselt paremaks. Loomulikult, kui sa kaalu langetad, siis metaboolne tervis läheb paremaks, aga sellest hoolimata neid kohanemisprotsesse, mis ei ole ainult esteetikaga seotud, neid ei teki, et sellest me ei pääse. Ja kui sellest lihasmassist rääkida, siis tegelikult ongi see, et miks kehaline töö ju tegelikult on vajalik, mida intensiivsemaks see kehaline töö läheb, seda rohkem me neid lihaseid kasutame. Seda suurem vajadus on valgusünteesi järele, et lihaseid uuesti üles ehitada, ja seda suurem on ka tegelikult valkude tarbimise vajadus. Ja mina ütlen kohe selle välja tegelikult, et alles eile, igaks juhuks, et saada siia tänasele vestlusele ka natukene ainest, lugesin läbi sellise ülevaatliku artikli ja Robert Wolf, selline autor oli selle kirjutanud, et lihasmassi alahinnatud roll tervishoius. Ja kui ma selle kokku võtaksin, siis miks tegelikult oleks natukene vaja rauda pumbata, kuigi ainult sellest ei piisa, et ma saan aru, et mina olen rohkem selle raua pumpamise poole kaldu, aga ma saan selle positiivse poole välja tuua, on see, et ma läheksin nii kaugele, et ma ütleksin tegelikult, et meil võib olla elukindlustus, eks ole, et sa maksad mingisugust raha, sinuga midagi juhtub, midagi vähem tõsisemat, saad mingisugust hüvitist, juhtub midagi hullemat, siis võib see hüvitis olla suurem. Aga see on rahaline. Ehk siis tegelikult lihasmass on meie elukindlustus samamoodi. Miks? Sellepärast, et ta suurendab sinu ellujäämist tõenäosust. 3 korda üle õla sülitada, et midagi sellist ei juhtu, aga kui me mõtleme mingisuguste tõeliselt selliste tõsiste olukordade peale, kujutame ette, et tõsised põletushaavad, keegi jääb tulekahjusse, aga tal õnnestub ellu jääda, läheb intensiivravisse. Mõtleme näiteks mõndade väga raskete haiguste peale, võtame vähi peale, HIV-i, AIDSi peale, mõne muu tõsise haiguse peale, mis naelutab sind voodisse. Ja tõepoolest, et meie valgusüntees pidevalt toimub, meile on selleks vaja aminohappeid, aga lihasmass tegelikult ongi seesama meie aminohappete reserv. Kui sul on lihasmassi rohkem, on järelikult kui sul aminohappete reservi rohkem. Ja mis siin juhtub, on see, et näiteks põletusohvritel, kes on saanud tugevaid põletuskahjustusi, selleks, et nemad suudaksid paraneda, peab see valgusüntees oluliselt võimenduma. Ja probleem on selles, et jõusaalis käiv inimene, kes on ennast sellesse jõusaali fitnessi kultuuri sisse viinud, temal ei ole seda valguratsiooni keeruline võib-olla siin päeva jooksul täis süüa, ta on oma toitumise selle ümber kohandanud. Aga inimene, kes sellega võib-olla kaugem on, ei ole see nii lihtne. Ja lisaks sellele isegi, kui me satume mingisuguse väga tugeva sellise terviseprobleemiga kokku, et sa sõna otseses mõttes võid seal vaakuda elu ja surma vahel, siis tegelikult see lihasmass tuleb mängu. Sellepärast, et neid samu aminohappeid on meil vaja paranemisprotsessideks ka. Ja on teada seda näiteks, et tugevatel põletusohvritel valgusüntees võib tõusta lausa 4-kordseks oma selles samas tempos. Nüüd probleem on selles, et proteiinijoogi sissejoomine pelgalt ei aita mitmekordselt. Et see saab ka kasulik olla ja aminohappeid sellise infusiooni kaudu enda vereringisse lasta, aga kõige parem viis või kiirem viis seda saada on tegelikult sinu omaenda lihasmassist. See on ka põhjus, miks lihasmass on otseselt seotud sellega, miks siis kui hästi on inimesel see tõenäosus mingisugusest raskest sellisest hädast välja vedada, et tihtipeale väga palju lihasmassi kaotatakse voodihaigetena. Ehk siis sellest tulenevalt ta saab olla sinu elukindlustus, kui sul seda on rohkem, sul seda aminohapete reservi on rohkem, on lihtsalt see ellujäämise tõenäosus suurem. Aga nüüd, kui rääkida korraks veel sellest liikumisest, et ma saan sujuvalt selle palli kohe siia kõrvale tagasi põrgatada, siis üks asi on see, et kui me mõtleme selle liikumise peale, siis varem ka ennem siin Keijo tõi välja, et sport on selline kitsas valdkond. Tõepoolest on, ja meie ei räägi spordist siin, aga võib-olla inimene võib mõelda, et mina ei ole spordiinimene, et see sport ei ole minu hobi näiteks, et minule meeldib näiteks joonistada või minule meeldib mingi muu muusikaga näiteks tegeleda, mis on täiesti okei. Või siis keegi teeb spordiala, aga liikumine on natukene teine asi. Ja siin võibki tekkida see arusaam võib-olla inimestel, et mina ei ole spordiinimene, see ei ole minu teema, aga paraku ma lähen nii kaugele, et kohe siin haamriga lajatada, et keegi otseselt ei küsi sinu käest, et kas sulle see meeldib või mitte, see on eluks vajalik, see on meile kui elusorganismidele loomupärane. Et kui me seda ei tee,
siis järelikult see, mida sa ei kasuta, ei ole sul ka vaja. Ehk siis tegelikult me peame aru saama ka sellest, et üleüldine liikumine on oluline. Me ei pea minema kangi tõstma, aga üleüldiselt liikuma me peame. Et kui sa mõtled oma tugiaparaadi peale või liikumisaparaadi peale, siis tegelikult kui me ei anna oma kehale piisavat liikumist, siis see on umbes sama meie lihastele, mis hambapesu vältimine meie hammastele. Et see on nii-öelda tugiliikumisaparaadi lausa selline hügieenivorm. Ja treeningu puhul on see, et Kristjan enne mainis ka, et tööpäeva lõpus tuleb siis inimene trenni ja justkui mõtleb, et ma tegin selle treeningu ära, järelikult on kõik hästi. Ta on parem kui mitte midagi, ilmselgelt, aga selline tund aega treeningut ei anna sulle kõike seda, mida sul vaja on. Tuled teed jõutreeningu ära, aga kui sa 3 korda nädalas teed jõutreeningut võrreldes mitte millegagi, on loomulikult võrdlematult parem. Aga ainult sellest ei piisa. Et tegelikult oleks vaja meil ka aeroobset tööd juurde teha. Ja siin tekib nüüd see probleem endiselt, et see treening ei päästa absoluutselt kõike. Treening ise kui intensiivne tegevus saab avada siis selle akna või ukse, kus sinu kehaline võimekus saab tõusta. Aga selle aja jooksul, mida sa seda treeningut teed, see on piiratud aeg, umbes tund aega. Ja selle tunni aja jooksul sa ei saa lõpmatult energiat ära kulutada, mida sa võib-olla päeva jooksul oled üle tarbinud enda sisse. Ja siis tekibki probleem, et mitu kalorit me saame siis selle tunni ajaga ära tarbida, on see võib-olla 300, 400, 500, keegi suuremat kasvu inimene võib-olla kulutab seal 700, 800 on päris tugev pingutus juba, te proovige tunni ajaga 1000 kalorit ära kulutada. Isegi kui teil see tuleb välja, siis see töö on niivõrd intensiivne, et järgmine päev te ei taha sama asja teha, tahaksite taastuda. Et päris valusad võivad olla lihased ja närvisüsteem võib olla ka kurnatud. Aga üks asi, mille ma siin kohe tooksin välja enda jutu lõpuks, on see, et meil on selline imeline sõna olemas nagu olmeliikumine. Ehk siis treeninguga mitte seotud igapäeva toimetamine. Ja nüüd mõelge selle peale, et kui isegi kui me teeme igapäev trenni, mis on optimistlik, me ei suuda seda teha lõpmatult intensiivselt. Ja treeningut sa teedki võib-olla tund aega, lagi 2 tundi. Ärkvel vertikaalses asendis oled sa circa 16 tundi. Ja kui me mõtleme selle peale, et on utoopiline mõelda, et tunni aja jooksul sa näiteks 1000 kalorit ära kulutad, siis kui sa oled oma loomult aktiivse eluviisiga inimene, toome siin näiteks, keegi käib metsa tegemas või töötab ehitusel või sõidab Bolti jalgrattaga, et sinu elustiil on aktiivne. Kui amet seda nõuab, on see soodustav tegur, aga selle 16 tunni jooksul olles natukene aktiivsem, on võimalik edukalt korjata päris suur hulk seda kulutatud energiat kokku. Ehk siis sellest tulenevalt võime mõista seda, et treening on oluline, et aitab meie kehalist võimekust tõsta uuele tasemele, aga samal ajal me peame kõrval vaatama, et kui palju seda energiat me päeva jooksul üleüldse ära kulutame. Ja kui me sellist olmetegevusi suudame aktiivseid päeva jooksul sisse pookida, siis me saame seda päevast energiakulu üle viia. Sest probleem on selles, et tänapäeva ühiskonnas see energiatihe toit pressib meile aknast ja uksest sisse. Ja selleks, et meie jääksime ellu, meie instinktid on ikkagi see, et ma tahan rammusat, ma tahan rasvast, soolast, magusat, sest see suurendab instinktiivselt minu ellujäämist tõenäosust. Ehk siis see toit pressib meile nii või naa sisse. Me saame neid valikuid teadlikult reguleerida, aga see on raske. Aga kui me suudaksime oma igapäevast elutempot natukene aktiivsemaks teha läbi selle olmeliikumise, auto asemel rattaga sõita, ma alles eile ostsin endale küll elektrijalgratta, aga ma luban, et ma väntan sellega ka tööle ja tagasi, siis ta on lihtsalt parem, et seda üldist liikumist üle viia. Aga ma ei tea, Kristjan, palju sina olmeliikumisega tegeled? Ma ikka tegelen, ülikoolis tuleb trepist üles-alla käia, et auditooriumis tuleb püsti seista ka, aga et see on huvitav, et ma saan enam-vähem igal juhul sellised 40 000 sammu, aga mitte tänu sellisele olmeliikumisele, aga et näiteks praegu on Belgia on nüüd järgmine Euroopa Liidu eesistujariik ja seal on üheks tegevuskavaks on just selliste kehalise aktiivsuse ampsude kultuuri edendamine, et meil on natukene ritualiseeritud selline, kui rääkides treeningust, et see on selline püha üritus ja ma pean riideid omama ja kuhugile minema ja tegema ja kas ma oskan.
ja siis paljud ei teegi seda. Või kui teevad, siis nad teevad lühikest aega, et nad tulevad alles selle uusaasta vahetuse ajal ja siis on märtsiks on kadunud, kuna kuskilt hakkab järgi andma see värk, kuna asjad nii kiiresti ei toimugi. Aga just, et nii nagu sa tood ka esile, et nüüd see liikumisampsud, see ei ole sport, vaid see on kehakultuur. See on kultuurne keha kasutamine, mitmekülgne keha kasutamine, et me peaksime nägema neid võimalusi ja ma tean olemas sellised eksperimentaalsed keskkondi ka, kus lihtsalt pannakse nendeks jooksuraja märgid maha. Eks see ei tähenda, et kõik inimesed peaksid seal nagu kiirendama. Aga pane tähele, et see on 24/7 ja 365 on kogu aeg see jooksurada seal olemas ja seal päevas jookseb 1-2% inimesi kiirendavad. No fine, sinu jaoks on need ribud vaja maha tõmmata, aga selles kogukonnas toimub see väike liikumise selline sündmus. Ja teine on, ma mäletan, USA-s on mõned linnad on otsustanud sellist ja just oli Kanada ka kaasatud, et nihutavad bussipeatuse natuke kaugemale. Kui väga kaugele, siis öeldakse, et me tahame oma bussipeatust. Aga kui natukene kaugemale, siis jällegi, et see ei ole mitte ühelegi inimesele midagi erilist. Et võivad 10 või 15 sammu rohkem tegema, aga ta on sellised kaval, sellise nügimise metodoloogia, mida inimesed tähelegi ei pane ja neid eksperimente on ka piisavalt palju tehtud, aga igal juhul, et me peaksime nägema sellest sõnast sport natuke kaugemale ja see sport stigmatiseerib päris palju, tegemist on nagu noortele mõeldud ja peamiselt võistlusmomendiga seotud fenomeniga, et liikumiskultuur sisaldab palju mitmekülgsemat arusaama sellest liikumisest ja ka liikumisvõimest. Ja ma korraks tulen tagasi, et sa Ozempiki küll ei nimetanud, aga et see ülekaalu ravim, mis on nüüd Taani riigis üks ettevõte, on praktiliselt SKP-d tõstnud enam sama kõrgele kui riigi kaitsekulutused, mispärast sellest inimesed on lihtsalt rasvased. Ja nad on otsustanud sellest kuidagi kõige ebaefektiivsemal moel lahti saada. See ebaefektiivne mood on see, et sa maksad 1000 eurot kuus selle eest, et vähem süüa. Ja siin äsja just tuli paar päeva tagasi üks USA suur investeerimispank analüüsis inimeste ostukäitumisi ja pane tähele, et Ozempiki kliendid ostavad poest vähem kaupa ja arvake ära, et kas kaubandus leiab lõpuks ka sellele vastu rohu. Et nad esiteks hakkavad kuulutama, et see Ozempik on kahjulik, muuhulgas ta on kahjulik selles mõttes, et hästi oluline lihastega seoses on see, et kui sul on toidukogus väheneb, et kui energiabilanss läheb negatiivseks, mis on nagu kaalu langetamise seisukohast okei, siis sinu lihasmass väheneb ka. Ja kui lihasmass väheneb, siis ka rahuolukorras sa kulutad vähem energiat, et tegelikult sa põletad oma sildasid. Et Ozempik on tegelikult väga lühiajaline, algupäraselt mõeldud suhkrahaigetele ja neid teisi ravimeid tuleb praegu juurde, aga see põhiline väljakutse saab olema, et mida selle lihasmassi kaotusega teha. Et see ei ole jätkusuutlik ja nii kui sa Ozempiki ära lõpetad, siis tuleb kõik, ja see on aasta jooksul 15% kehamassist saad langetada, see ei ole mingi ime. Aga 15% paljude jaoks on oluline samm, kui nad ei ole varem teinud, aga näete, see mõjutab tegelikult ainult isu. Ja see on kõige kallim viis. Miks sa rohkem ei liigu? Sest et liikumisega sul tekib sotsiaalset kontakte, su keha võimekus paraneb ja tegelikult sa tead, et seda ma tahtsingi teha. Aga see kultuur on sellise mäluga, mis ütleb, et mis hakkasid sportlaseks või? Et selline stigma tuleb kaasa, aga kultuur ütleb, et aga liiguksime, lähme koosoleku asemel, peame koosoleku koridoris. Kõnnime väljas selle koosoleku. Koosolekud on lühemad, ei sööda küpsiseid, mis nullib ära kogu selle, mõtlen, et tund aega trenni teha. 1000 kilokalorit, sa pead super hea kehalise võimega olema. Enamus inimesi kulutavad tõesti see, isegi aeroobika, vahet ei ole, kas sa oled higine või mitte. See on 200-300 kilokalorit. Mine vaata oma toidupaki pealt, kui kiiresti sa selle alla neelad. Et see keha ei taha liikudes väga energiat kaotada, see on evolutsiooni seisukohast väga-väga elutähtis olnud. Ja keha tahab igal hetkel toitu saada ja evolutsioonist me ei ole väga kaugele sellest raskest ajast väga kaugele jäänud ja see on see koht, kus me üle sööme. Aga näed, see kultuur ei võimalda inimestel liikuda, vaid hakkab iseloomustama seda nagu selliste halvustavate vihjetena. Ja siis tekibki, et aga kui, ja Facebooki näited ka on teada, et kui sõpruskond on ülekaaluline, siis sina oled ka ülekaaluline. Et see lihtsalt kaal hakkab tõusma sellest, et normaalsus, see reflektsioon on sealt, deformeerib seda, et mis on võimalik. Ja miks me süsivesikute rikast toitu sööme, sellepärast, et elu on stressi rohkem. See on puht närvisüsteemi fenomen, et see ei ole isegi kaubanduslik, et selge see, et ettevõtjale süsivesikud on kõige odavam toota ja pakendada,
et ta on kindlasti kõige lihtsam müüa, aga müüakse seda, mida kõige rohkem ostetakse, isu määrab ära selle, et süsivesikuid eelistatakse. Nii et jah, et sellises sotsiaalnähtuses me peaksime vabanema sõnast sport, rääkima rohkem keha kultuursest kasutamisest, keha mitmekülgsest hooldamisest ja mis see viimane teema oli, mul on juba, läks peast meelest ära, et sul oli see... Mis mul oli? Lihas massist ja ajust sai juba räägida Ozempikaga seoses ka ja noh, okei, Ene Kötaps võttis sõna, et lihtsalt reflektsioon, et tema tegeleb Eestis liikumisharrastuse edendamisega. Et kui me vaatame Eestis seda kehalise aktiivsuse osakaalu, siis ta on kuskil 39% ja selle mõõtmistulemused tegelikult ei ole, ta on küsitlusalus, et inimesed hindavad alati küsitluses üle ja kui sa reaalselt mõõdad, siis see on palju väiksem. Et ega me väga palju ei liigu, hoolimata sellest, et me võime loosungeid ju panna hästi palju. Aga sa tekita neid võimalusi rohkem ja tekita aktsepti ja tekita ka seda, et tegelikult päris lahe, et me oleme siin küll natuke kohmakad, aga teeme pulli, viskame ka seda palli. Et selle asemel, et seda kõike nagu maha teha, tuleks luua rohkem neid võimalusi, mitte ainult sellises füüsilises mõttes, vaid ka emotsionaalses ja kultuurilises väärtussüsteemi mõttes ja üheskoos ka proovida uusi asju. Ja keha on selles mõttes huvitav, et me arvame, et me ei saa hakkama ja selles kultuuris, ja kuna me oleme peamiselt ekraanipõhises, et me peame jätma mulje, mitte demonstreerima, et me saame hakkama. Ja selle mulje tõttu siis need käärid kasvavad ja siis inimesed vaatavad, ei, aga ei. Aga proovi need väiksed samme, keha muutub tublimaks ja keha hakkab otsima järgmisi samme. Ja ajakirjas Nature, ma arvan, et see on kuskil 2010 avaldatud töös, näidatakse, et sellisest, seal on siis Nordic walking, ehk kepikõnn meie mõistes, et sellest areneb suhteliselt kiiresti välja triatloni harrastus ja võrreldakse seda kehalist aktiivsust klass A narkootikumiga, et see sõltuvuse tekkimise, meelehea tekkimine, enesetunde tekkimine, välismälu, mis ütleb, et kas sa täna trenni ei lähe, need kõik lõpuks osa inimesi, mitte kõiki, vaid ühte osa inimesi mõjutavad rohkem. Ja neid mõjutusi peaks rohkem olema, aga näete, kui mitmekülgne on see fenomenoloogia selle liikumise kõrval ja kui kitsasse kasti me selle surume, nagu seostame seda sõnaga sport, et seda tuleks käsitleda palju laiemalt. Jaa, mul sa küsisid, et mis see kolmas asi oli, mul oli see ammu meelest ära läinud, et ma olen ametis praegu enda pähe nende punktidega sättimisega, mida ma nüüd edasi nagu peaksin rääkima, et kui ma siin varem sinuga kunagi rääkisin, siis ma siin kirjutasin endale kõik ülesse, praegu ma ei saa seda teha, mul on aku ka tühi, et pean ainult oma selle lühimälu peale lootma jääma. Aga jah, nende süsivesikutega, et nad on meie esmane energiaallikas ilmselgelt, lisaks süsivesikute nii-öelda sellele lihtsale pakendamisele ja tootmisele on nendega ka see huvitav asi, et neid on väga palju, neid on lihtne korraga väga palju ka tarbida. Et kinos käite, sööte, mis te kinos sööte? Mida seal pakutakse, eks ole, popcorni pakutakse, nachosi pakutakse, kummikomme või mis tahes igast suhkruplönne pakutakse ka. Mis need iseloomustab? On see, et neid mahub sulle palju kõhtu, nad muutuvad selliseks ühtlaseks massiks seal kõhus. Ja kui sa sellist pikka filmi vaatad, siis märkamatult sa sööd nad ära ja sulle ei saa nendest naljalt küllalt, maitsevad hästi. Nüüd võtame palju parema toiduaine. Võtad endale kausitäie keedumune kaasa, kinno, hakkad neid sööma. Palju sa neid suudad süüa? Väga tervislik ju, rasv on, munas on palju toitaineid, valguline, väga hea, ei lähe väga palju sisse, ei mahu ka palju sisse, aga neid süsivesikunäkse mahub päris hästi sisse. Et kui sa võib-olla võtaksid mõne puuvilja kaasa, sööd ühe virsiku ära, okei, on magus hea, sööd teise virsiku ära, kolmandat võib-olla isegi ei taha enam tarbida. Ja see on üks pool, eks ole, et tegelikult need tegurid, mille peale me siis tarbitud energiat ära kulutame, on oluliselt piiratumad
kui need, mis panevad meid seda toiduenergiat sisse tarbima. Et energiat laias laastus me saamegi ära tarbida või kulutada puhtalt selle peale, et mis on see meie kehamass baasainevahetuse näol, ehk siis, et kui sul on arvuti stand-by peal, lihtsalt seisab, või kui sul on auto, sa paned auto parklasse, aga sa ei lülita teda välja, vaid ta jääb koha peal neutrali peal tiksuma, eks ole. Siis ta väga palju korraga lühikese ajaühiku jooksul ei võta, kui ta päev otsa seal tiksub, siis ta üksjagu võtab ära. Nüüd, kui sa ostad endale uuema auto või keegi teine pargib oma auto sulle sinna kõrvale, mis on oluliselt suurema mootoriga auto, siis pargib sinu kõrvale sinna, jätab ta jälle seal neutrali peal koha peal tiksuma 24 tundi. Siis me saame aru, et kui see mootor on suurem, ta teeb rohkem tööd, tarbib rohkem kütust, siis selle 24 tunni jooksul ta tarbib seda energiat rohkem ära ka. Ehk siis siin on üks pool on see, et liikumine, igapäevane olmeliikumine aitab seda energiakulu üleval hoida, aga kui meid endeid on rohkem, ühelt poolt tõepoolest, et kui inimene on ülekaaluline, tal on üksjagu rasva keha peal, aga kuna teda ennast on rohkem, siis ta enda liigutamine nõuab ka rohkem vaeva, et iga päev on nagu full body trend tal tegelikult, mida ta teeb. Ja loomulikult selle rasva hulga all tegelikult ka lihasmass ja ka luumass muutub toekamaks. Ja tõepoolest, et kui me saaksime teha võluvitsapidi niimoodi, et ma nüüd võlun kõik selle rasvasu keha pealt ära, siis kui inimene on tõesti rasvunud väga tugevalt, siis tegelikult sealt alt vaataks vastu üsna selline atleetlik füüsis. Probleem on aga selles, et me ei saa niimoodi teha käigu pealt ja ükskõik millise viisiga sa seda kehamassi ka ei vähenda, näiteks rasva arvelt, siis see võtab üksjagu aega, et üle oma varju me hüpata ei saa. Et kui me väga karmi näiteks dieeti hakkame pidama ja üritame kaalust alla võtta, siis probleem on selles, et seda energiadefitsiiti, mida sa tekitad endale igapäevaselt, ainult rasvavarudesse seda ära ei lapi. Vaid kui see energiadefitsiit on väga tugev, siis elutähtsate protsesside tagamiseks on endiselt meil neid aminoppeid vaja, kui sa neid toidust ei saa, siis kuskilt sa pead nad saama. Ja sa saad need oma enda lihasmassist, ehk siis inimese, või antud kontekstis meie keha hakkab ise ennast sööma oma lihasmassi väiksemaks. Ja tugevas näljaseisundis tegelikult keha esimene valik see ei ole, aga siis glükoneogeneesi kaudu, ehk siis keha võtab oma samast lihastest aminohappeid ja konverteerib need edukalt glükoosiks, mida ta saab samamoodi energiaks kasutada. Ja me jääme sellest lihasmassist ilma. Kui keegi mõtleb, et ta teeb kavalat dieeti, et ta nüüd 2 nädalat üldse midagi ei söö ja võtab 10 kilo alla, siis sa võib-olla võtadki selle 10 kilo alla ja loomulikult oled sa rasva hulka kaotanud, aga paraku oled suure osaga lihasmassi hakkama pannud, mis tegelikult seda sinu sama neutrali peal tiksuvat baasainevahetust on alla viinud, sa ei vaja enam nii palju. Ja kui sa nüüd naased kas või tavapärase toitumise juurde tagasi, siis probleem on selles, et kuna lihasmassi on allapoole kohanenud, küll mitte palju ei väheneda, aga ainevahetus on kohanenud madalamale tasemele, enam nii palju ei ole vaja. Aga kui sa tavapärase toitumise juurde tagasi naased, siis enam ei ole nii palju vaja. Ja midagi jääb üle. Ja keha väga hea meelega salvestab selle rasvavarudesse, sellepärast et ellujäämiseks on see väga mõistlik tegevus. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et tegelikult selline ka Tervise Arengu Instituudi liikumissoovitustes on jõuharjutusi circa 2-3 korda nädalas teha, et seda lihasmassi toetada, et see neutrali peal tiksuv mootor pidevalt sul tarbiks seda ära. Ja tegelikult on see, et kui sul on, need numbrid tunduvad suured ja see kasutegur tundub suhteliselt marginaalne, aga kui me võtame kellegi inimese, kellel on tõepoolest üleüldist kehamassi vähe, lihasmassi on vähe, on ta siis vanemaealisem inimene, kellel on üksjagu juba sarkopeeniat esile tulnud, loomulik vanusega kaasas käiv lihasmassi kadu, mis on ka põhjus, miks just kui keegi peaks jõutrenni tegema esmajärjekorras ja proteiini endale näost sisse ajama, on see just vanemaealine, sellepärast et sarkopeeniat pidurdada, aga ka valgusüntees on kehvemaks muutunud, et keha ei ole võimeline seda nii hästi enam omastama, järelikult anna kamaluga peale, ehk saab midagi kätte. Et kui me võrdleme näiteks seda kellegagi, kellel on seda lihasmassi rohkem, siis selline 10-kilone, mitte ainult lihasmassi, aga rasvavaba kehamassi hulk, paneme sinna luud samamoodi juurde. Et rasvavaba kehamass, kõik mis ei ole rasv, kui seda on 10 kilo rohkem kellelgi teisel, võrreldes kellegi teisega, siis see väljendub sellises päevases baasainevahetuse mõttes energiakulus circa selline 100 kalorit. Ja mida see nüüd tekitab, on see, et päevast päeva, see ei tundu suur number,
aga kui me suudame, kui see 100 kalorit on iga päev nii-öelda siis ülejäägis või siis profitsiidis, mitte defitsiidis, jääb üle, siis aasta lõikes selline ligemale 1,5 kilo rasva on võimalik sellega juurde kuhjata. Ja kui inimene ei pane seda alguses tähele, aga aastast aastasse 2 aastat, 3 kilo, 3 aastat, 4,5 kilo, 4 aastat, 6 kilo, ja kui see liikumisaktiivsus peaks ka allapoole minema, siis tegelikult ongi võimalik seda sama rasva, keharasva märkamatult juurde viia. Ja paraku on niimoodi, et mida rohkem inimesel kehakoostis on siis nii-öelda ütleme käest ära läinud, ta ei ole enam optimaalne, et rasva osakaal on kehas väga suur, lihasmassi osakaal, ta võib sinna jääda või siis ta võib ka väheneda, kui mingid trikke tehakse, üritatakse ennast näljutada või lihtsalt ei kasutata seda keha nii palju. Ja ühel hetkel ei hakata teda kasutama nii palju, sellepärast et kehakoostis on otseses seoses sellega, kui hästi inimene tajub siis oma motoorset kompetentsust ka, kui hästi ta on nõus võtma vastu mingisuguseid otsuseid ja mingisuguseid tegevusi. Kui minu kehakoostis ei ole kõige paremas nii-öelda seisundis, mul on seda keharasva rohkem, ma olen ilmselgelt ülekaaluline, siis ma ei ole nii aldis aktiivselt erinevatest asjadest ka osa võtma. Miks? Sellepärast, et mul puudub see taju, et ma saan sellega hakkama, ma pigem hakkan seda vältima. Ja see on selline, kuidas me ütleme, lumepalli efekt saab tekkida, et mida vähem ma asju ette võtan, seda kergemini on seda kaalu juurde võimalik tulla, sellepärast et ma ei liiguta ennast nii palju. Ja äärmuslik näide saab olla see, et kui me mõtleme näiteks Ameerika maa peale, kus seal suurtes kaubanduskeskustes siis inimesed käivad endale siis head ja paremat ostmas, siis ühel hetkel, kui inimese kehakoostis läheb niivõrd käest ära, et tekib juba tõesti seal rasvumise mitmes aste juba, mitte lihtsalt esimese astme rasvumine, et inimene on tõsiselt suur, niivõrd suur, et ta ei suuda käia oma jalgadel ringi, vaid selle elektrilise skuutriga laseb siis seal mööda neid lette ringi. Siis nagu te näete, mis juhtub, on see, et mida kehvemasse seisundisse kehakoostis läheb, seda kiiremaks muutub ka see tempo, kui kehvaks see saab veel edasi minna. Ehk siis, et ma ei suuda enam oma jalgade peal kõndida, aga ma suudan selle elektrilise skuutriga ikkagi seal nende lettide vahel ringi liikuda ja korvi ikkagi samamoodi kõike panna edasi. Ehk siis ühel hetkel mu liikumine kaob täiesti ära. Nüüd, mida paremas seisundis on mu kehakoostis, selle all me mõistame siis seda, et rasvavaba kehamassi on rohkem. Ja pelgalt öeldes ongi, et kui musklit on rohkem, siis on see tegelikult elu lihtsam. Ühelt poolt on see, et kui me võtame 2 sõpra, mõlemad kaaluvad sul 100 kilo. Üks on selline, ühtepidi kolmnurk, teine on siis natukene teistmoodi korpulentsemate vormidega, et seda keharasva on rohkem, lihasmassi vähem, rasva on rohkem, mõlemad kaaluvad circa 100 kilo, ühesugused, 2 sõpra. Siis ühel on väga hea kehakoostis, meenutab atleeti, teine on silmnähtavalt ülekaaluline. Ühel on seda kaalu rohkem lihasmassi pähe, teisel on seda kaalu rohkem rasva pähe. Nüüd see, kuidas nende kehad selle toiduenergiaga ringi käivad, on ka tegelikult erinev. Ehk siis lihastel on imeline võime, nad on küll tegelikult meie justkui mootorid, aga nad on mõnes mõttes ka meie akud. Ehk siis kujutame ette, et need 2 sõpra peavad sünnipäeva kummalgil, neil on ees selline tordikene, mõlemad on suure isuga mehed, nad löövad selle tordi keskelt pooleks ja söövad võrdse koguse torti ära. Nüüd see, kes on selline atleetlikum, selline 100-kilone, siis kuna tal on lihasmassi osakaal suurem, ja ta ei ole mõnda aega söönud, siis tegelikult see lihasmass on võimeline talletama glükogeeni enda sisse, loomset tärklist. Mitte küll lõpmatuseni, aga üksjagu siiski. Ja loomulikult muist läheb ka rasvavarudesse, et kui energiat jääb üle, et rasvavarud täituvad meil igapäevaselt, aga nad tühjendavad samamoodi. Et rasvavaruse me võime mõelda niimoodi, et sul on nagu see torupill, millel on paun. Et kui sa torupilli puhud, õhku sisse, teisest otsast tuleb õhku välja, aga seal on pidevalt see õhk sees. See paun on justkui punnis. Me rasvarakkudega on samamoodi, et sinna siseneb toiduenergiast saadud rasvhappeid, aga kasutatakse ära ka elutegevuseks. Me praegu kõik tegelikult elame selle peal. Kui me hakkaksime kätekõverdusi tegema, siis sellest ainult ei piisaks. Aga mis juhtub, on see, et suur osa glükogeeni saab ka sinna sellest tordist minna. Ja nüüd see sama atleetlikum sõber siis läheb, kuna ta on atleetlik järelikult, ta teeb trenni. Ta läheb pärast seda siis jõusaali, usinalt pumpab, lihased on glükogeeni täis, lähevad väga punni, veresooned tulevad välja, treening on väga asjalik, õnnestub ja
nii-öelda keha saab piisava pinge lihastele ja toimub kohanemine siis järgmisel astmel, et ta saab veel paremaks minna. Aga nüüd see teine indiviid, kes ei ole niivõrd siis sportlik või liikuv, sportlik sõna, üritame seda praegu vältida, siis tema puhul see lihasmassi osakaal ei ole nii suur. Järelikult nii palju ei mahu sinna glükogeenivarudesse. Järelikult karikas hakkab varem üle ääre ajama. Aga kuskile see energia peab siiski minema. Ja meie imetajate kehad on väga edukalt võimelised tootma siis nii-öelda kõrgest veresuhkrust, süsivesikutest rasvhappeid sünteesima ja nad ilusti rasvavarudesse sättima. Ehk siis see peegeldab ka seda, et kehakoostise staatus koos liikumisharjumusega või siis nii-öelda harrastusega, mida me harrastame, mõjutab oluliselt seda, kui lihtne on siis minna veel rohkem ülekaaluliseks, kehakoostis läheb allamäge või kui sul kehakoostis on väga heas staatuses, siis on pigem raskem seda ära ka rikkuda, et sul on justkui selline kaitse olemas. Ja enda jutu lõpetuseks, kui sellest Ozempicust oli jutt, et tuli mulle trenni, mingi aeg tagasi, mõned korrad on käinud üks selline noor anestesioloog, eks ole, selline 30-aastane arst. Ja siis tema käest ma küsisin, hakkasime ka selline rahva tervishoiust rääkima, et miks ikkagi inimesed ei liigu piisavalt ja miks siis, ma ei tea, võib-olla tarbitakse liiga palju tubakat ja alkoholi ja siis ta ütles mulle seda, et tema hinnangul on see suures korrelatsioonis siis inimese sellise haridusastmega. Kas see just on see, aga eneseteadlikkusega kindlasti. Mõned inimesed on teadlikumad, mõned inimesed on vähem teadlikumad. Ja kui ma isegi tema käestist ka küsisin seda sama Ozempicu näidet või ka siis tegelikult sellist rasestumisvastaste vahendite kohta, et kas neid on vaja, miks neid on vaja, et kas siis ei saa kuidagi niisama, et enda üle kontrolli ohjata. Ja siis tema ütles mulle niimoodi, et aga suur osa inimkonnast või inimestest ei saakski ilma hakkama. Et tõenäoliselt ongi nii, et see sama Ozempic, tema see plusspool võib-olla saabki olla see või siis isegi maovähendusoperatsioonid, mille osas ma olen pigem, mul on selle oma selline tõekspidamine, aga kas ei ole niimoodi, et kui seda Ozempicut ei ole, siis trennida nagunii ei lähe. Aga see Ozempic võib-olla midagi teda aitab, et see liikumise tõstmine ei jõuagi mõne inimeseni kohane, et ongi vaja, et ebaoptimaalne viis on ikkagi mingil määral toetab seda asja. Ja kui vaadata kultuurilugu laiemalt, siis meil on hästi palju neid näiteid, kus probleemi lükatakse edasi. Ozempic on üks viis, kuidas probleemi edasi lükata, aga ega sellepärast ülekaal ära ei kao, vaid jäädakse lihtsalt sõltumusest ravimi tarbimisest. Aga ülekaalu probleem ei ole seotud sellega, et inimkonnal pole Ozempicut olnud, vaid ülekaalu tekkemehhanismid on sotsiaalmajanduslikud, et need on need, kuidas elu on korraldatud, mitte isegi inimest ei saa süüdistada selles, et ta on laisk ja ei liigu, vaid see kultuuriruum lihtsalt on tükk aega ehitanud üles seda eluvormi moel, kus liikumist tuli vähendada ja nüüd tänaseks, kui on sillad põletatud, siis on jube raske ka tegelikult seda liikumisvõimet taastada. Nüüd me olemegi siin natukene nagu sümptomaatikana, et Tehnikaülikoolis tuleb rääkida, tegelikult mul ei ole mingisugust etteheidet Tehnikaülikooli selles mõttes, et ta on kehaliselt aktiivse kultuuriga ülikool, aga ikkagi natukene omapärane on see, et selles kultuuriruumis on hakatud rääkima nagu kehalise aktiivsuse vajadusest rohkem arsti nõuande kaudu kui loomuliku perekonna keskse ja lähikultuuri fenomenina. Aga ma veel laiendaksin seda sinu teemat, ma tean, et siin hakkab aeg otsa saama, et süsivesikute puht keemiline olemus on vees lahustuvad ja nad iseenesest ühestki rakumembraanist läbi ei lähe. Et selleks, et süsivesikud üldse jõuaksid lihase sisse, on vaja seal aktiveerida teatud transporterid, GLUT4 transporterid, neid nimetatakse. Ja need transporterid, need on nagu uksed tekivad järsku seina sisse ja öeldakse, et kas sa oled glükoos või ei ole, et okei, glükoos tule sisse ja ülejäänud ei tule, et spetsiifiline transporter. Ja nendel on nagu kaks kontrollmehhanismi, üks on insulinsõltuv
ja tõesti, me teame, et kui see kinonäide on hea, et inimene läheb kinno, sööb magusat, mitte midagi ei liigu, veresuhkrutase tõuseb üles, veresuhkrutase ei tohi kõrge olla, sest et seal tekib glükeerumise fenomenid, et inimene, lihtne on küsida, et milline elu on lühike, magus elu on lühike, miks, aga sellepärast, et glükoos tekitab sellist sildu erinevate molekulide vahel, eriti selliste lassust garanteeritud veresoonkond, näonahk, nii edasi. Ja sellist glükeerumise tulemusel kaotavad nad siis seda elassust ehk energiataletamisvõimet ja inimene vananeb välimuselt, tekivad kortsud, aga see kardiovaskulaarne süsteem kaotab oma elassust, mis on ääretult oluline. Järelikult tuleks veresuhkrutase alla viia, insuliin seda peaks reguleerima ja siis tuleb välja, et aga insuliin koputab siis lihase peale, ütleb, et kuulge, et meil on teile saadetis süsivesikuid siin ja lihas ütleb, et ei, meil ei ole midagi vaja, et meil on siin piisavalt palju rasvu. Ja need süsivesikuid see lihas vastu ei võta. Ja kuhu ta läheb rasvarakkudesse. Ja sellepärast see tuleb sealt kinost ära, tegelikult on vaikselt raskude kasvanud. Aga meil on teine mehhanism veel, millega GLUT4 transporterid sinna membraani peale tuuaks, selleks on pelgalt kehaline liigutus. Pelgalt selle lihaskontraktsiooni tulemusel, lihase sees on olemas väikesed sellised kogumid GLUT4 transporteritega, mis siis tänu puhtmehaanilisele aktivatsioonile toimetatakse membraani pinnale ja maailmas on näiteks üks jalgratturite tiim, kus on suhkruhaiged, insuliinisõltuvad suhkruhaiged, kes insuliini praktiliselt ei tarbigi, kuna pelgalt kehalise aktiivsusega reguleeritakse kogu veresuhkrutase. Ja mille poolest see on ilus ja peaks nüüd selles kultuuriruumis rohkem omaks võetama, on see, et kui sa sealt kinost ära tuled, tee natukene, kõnni natukene kauem. Ja need GLUT4 transporterid on aktiivsed 4-5 tundi pärast seda. Et tegelikult see toitainete omastamine, just näiteks glükogeenivarude suurendamise näol selle asemel, et rasvarakkudesse läheksid, on suhteliselt kerge teha ja see aken püsib aktiivsena 4-5 tundi. Aga kuna seal sõid kõhu täis ja hakkas raske ka ja kino läbi ja siis istud järgmiseks korraks maha ja kogu see asi läheb ainult kehvemaks ja mida suuremaks kehakaal, siis seda pikem on see istumise periood päeva sees, nii et kui sa ennem ütlesid, et ärkveloldud aeg on vertikaalne aeg, ei ole, enamus ärkveloldud ajast ei ole vertikaalne aeg. Ja inimesed kaotavad lihtsalt üha rohkem seda võimet ja hakkama saamist, et nad oleks valmis midagigi tegema. Ja see on siis see, et selles kultuuris peab olema, ma tean, ühes sellises projekti algatuses oli, et terve hulk ülekaalulisi lapsi tahaksid kehaliselt aktiivsed olla. Aga nad ei taha nende teiste natuke nagu kiiremate lastega koos olla, nad tunnevad ennast ebamugavast, nad tahaksid koos olla. Aga meil see koolisüsteem ei võimalda nendele sobivat liikumist pakkuda. Aga see toob esile uuesti selle, et kultuur peaks võimaldama kõikidele mingisugust algliikumist, mis siis aitab käivitada seda metaboolset kompetentsi ehk toitainete omastamine paraneb ja toitainete siirdumine rasvkoja asemel pigem töötavatesse lihastesse ja ka kesknärvisüsteemi, mis siis aitab motiveerida ja tegelikult sellesse liikumisele kaasa. Ja kõike seda võivad kokku võttes või ma ei tea, kas me kokku võtame, aga järsku keegi veel küsib midagi, aga et me peaksime nägema seda liikumist palju rikkamalt ja võib-olla just näiteks majanduseriala peaks ka osalema selles liikumises oma tarkuse kaudu, mitte ainult, et kõik asjad on kuidagi bioloogilised ja ütleme siis meditsiinilis-bioloogilised. Et terve hulk on ikkagi majanduspoliitikat ka. Kahele küsimusele vastus on jah, ühele ei. Küsimus, kas tippsport on tervisele kahju? Jaa. Pigem jah. 2 head tuli ära. Ja tippsport ei ole selles mõttes tasakaalustatud seisund keha mõttes, ta on viidud keha äärmuslikku olukorda ja selle saavutamist, kui me vaatame puht epidemioloogiliselt, et kui palju traumasid juhtub tippsportlastega, kui palju tippsportlased tippvõistlustele ei jõua sellest, et nad on katki ja kui palju ta on pooleli jätnud, siis see on erakordselt suur number. Et see ei ole tervislik selles mõttes. Aga majanduslikult on tippsport väga oluline, kuna ta on meedias täidab enam-vähem sellise kolmandiku ruumist, et tippsport, kui ta on õnnestunud, siis ta annab meile mingeid juhiseid, kuidas õnnestuda
aga iseenesest tippsport ei ole tervislik seisund, ega tippsportlased ei ela ka kauem. No sa müüd oma keha teatud mõttes ja mitte ainult nii-öelda raha eest, aga ka nagu selle kuulsuse eest, et sport on ju kultuuri väga palju sisse põimunud ja ühelt poolt on see siis nii-öelda rahaline või nii-öelda see kasu, mida sa sealt võid saada, aga teine asi, sportlase hingemaailm on hoopis teistsugune ja tema suur roll on samamoodi ka see, et tema nimi jääb kuskile ja teda mäletatakse. Ja selle hinna eest ollakse nõus riskima tervise ohverdamisega ja see ongi selle asja olemus. Näitlemine on ka ebatervislik, ma tean. Absoluutselt. Inimestele meeldib ikkagi, näitlejad ka. Ja siis on küsimus, et kui inimene on olnud haige ja ta tunneb, et tal ikkagi on energia, kas tasub minna trenni või mis on see õige hetk, millal jälle uuesti alustada trenni? See on probleemne vastus, et on teada olukordi, kus pelgalt kehatemperatuur sõltub haigusest ja sellest sümptomaatikast ka, et mõnikord inimene tunneb haigena pelgalt selle tõttu, et see on niisugune tunne, et me võime ka veenda inimest ja et kas sul sügeleb ja hakkabki nagu sügelema, et see natuke sõltub haigust, aga näiteks kerge nakatumise eelfaasis keha kuumenemine, mis on traditsiooniliselt teada, et see aitab pärssida nende mikroorganismide paljunemist, eks see mõnikord liikumisest saab nagu shortcutida selle haiguse ära hoida. Aga tegelikult see on suhteliselt väike tõenäosus, palju suurem tõenäosus. Nüüd küsimus on, kui riskialtid keegi on, et palju suurem tõenäosus on see, et tegelikult infektsiooni tulemusel meil tekib sellist valgusünteesi pärssivad signaalid, mis üritavad tegelikult kehale öelda, et kuulge, et ärge üldse midagi siin sünteesiga, kuna me sünteesime viiruseid näiteks, siis selle energia kasutamise tulemusel soositakse infektsiooni levikut. Näiteks ülemistest hingamisteedes sa jahutad hingamise tõttu mahahingamisteed ja lõpuks tunnedki, et 2 päeva pärast. Kusjuures nakkus ei ole sellel päeval, vaid nakkus hakkab umbes 4-5 päeva varem. Nakkus lihtsalt realiseerub selles peiteperioodi lõpus. Ja see on just koht, kus kui meil oleks tervist päris palju, siis see nakkus ei realiseeruks haigusena. Sellepärast paljud inimesed, kes on kehaliselt aktiivsed ja kes on väljaspool seda pidevat 20-kraadilist tsooni, kus me praegu oleme 20 kraadis, me oleme varsti autos 20 kraadis poes ja kodus ja tööl, et kui me saame igal juhul väljas ka käia, et siis see tsükkel on selline, mis aitab keha kaitsta märkamata haigeks jäämist. Aga et valgusünteesi pärsitakse ja kui sa siis lähed trenni tegema, see tegelikult teed endal karuteene. No siia veel see väike pool juurde ka, et üks asi on see, et mis haigusega tegi oli, aga teine asi on see, et isegi kui kaua ta kestis, puht trenni tarkuse mõttes on see, et kui me treeninguga saavutame teatud taseme, treenitustaseme, siis see ei ole ka staatiline olek, et nii kaua, kui sa kehale koormust annad, nii kaua see tase on seal. Nüüd, kui mingisugune haigus tuleb vahele, mis saab organismi eriti veel, organism on muude asjadega ametis enda parandamisega, eks ole, siis kogu see aeg, mil sa veedad nii-öelda haigena kodus teki all, on tegelikult ka see aeg, mis sa viibid treeningutest eemal. Ja treeninguga on see asi, et treenitus ei jää teatud tasemele lõpmatuseni, et kui see on ikkagi nädal pluss 2, isegi võib-olla rohkem sa oled haige, siis kaine mõistus ütleb paratamatult seda, et kui sa naased nende treeningute juurde, siis ära naase nende samade koormuste juurde, mis sul oli enne haigeks jäämist. Üks asi on, kui palju haigus ise on su organismi laastanud, teine asi on see, et sa oled lihtsalt nendest treeningutest eemal olnud ja see treenitustase ei ole enam päris see sama. Et kui sa lendad ikka täie hooga peale, siis see lihasvalu, mis sind saadab, et istuda, astuda ja kõike muud teha, on ikka tubli mitu päeva, kui mitte nädal. Ja siis on huvitav mõtteviis, enda oli ka mõttes ennem, et miks on selline suur erinevus? Inimesed teavad, liikumine on oluline ja sport on oluline ja sellist teavitustööd tehakse. Aga ikkagi ei jõuta tegudeni. Kristjan, võib-olla parandab, sa vist oled oma sõnavõttes enne öelnud, kus tegelikult ühiskonnast ainult 1/3 liigub. Et miks see nii on? Et me teeme tööd, teavitustööd teha, on erinevad organisatsioonid, kes sellega tegelevad, aga ikkagi vähesed inimesed jõuavad päris liigub. No see on
ühest küljest nagu lihtne vastus, mille peale kõik inimesed natuke nagu pettuvad, aga me võime küsida, et igaüks tunneks mugavamalt ja natuke intrigeerivalt huvitavat, kas politsei ületab liikluses kiirust eraautos sõites, ja vastus on, et kõik ületavad. Miks nad ületavad? Sellest, et see keskkond võimaldab. See ei tähenda, et see liiklusmärk garanteeriks, kuigi kõik teavad, et nagu ei peaks. Liiklusmärk ei garanteeri, üleskutse ei garanteeri, aga me sätime vastutuse nagu inimesse, aga tegelikult see keskkond sul võimaldab rohkem. Ja kui see keskkond, ma tulen selle alguse juurde korraks tagasi, et kus keskkonnas on kogu aeg võimaldatud sellest tööst vabaneda ja need väärtussüsteemid on ka sellised, mis kiidavad takka ja heidavad natukene, ütleme, et ka inimesed on ju kadedad, ei, mis sina hakkasid liikuma või, et kuna ta ise ei viitsi, siis ta tõmbab selle teise sõbra ka tegelikult alla sellesse sohu tagasi. Nii et sellepärast meil ei tasu usaldada või loota, et inimest üles kutsudest hakkab seda probleemi lahendama, me peame nägema seda palju laiema väljakutsena. See John Travis, üks arst, kes on loonud sellise mudeli, haiguse heaolu kontiinumi mudeli, et toob välja sellise asja, et meil on olemas selline asi nagu võlts heaolu. Mis tähendab seda, et kui mul praegu midagi ei valuta, ma ei tunne mingisuguseid sümptomeid, siis järelikult on kõik hästi. Tegelikult ei ole kõik hästi, see, kui sul praegu mitte midagi ei valuta, otseselt halba ei ole, ei tähenda, et kõik on super hästi ja sa oled oma tervise maksimeerinud. Ja tihtipeale selle orki võidaksegi langeda, et kui mul praegu midagi kehvasti ei ole, järelikult siis nii võibki jääda. Aga Margus Punab on hästi öelnud, et kui inimesel käib esimene infarkt ära, siis need 30 kilo lähevad väga kergesti maha. Ehk siis paraku meil on see, et me ei mõista selle tähtsust, kuniks ei ole piisavat motivaatorit muutust ette tuua ja me elame lihtsalt selles võltshealus. Ja teine asi on mõista seda ka, et treening oma olemuselt või liikumine oma olemuselt, mõni naudib seda, aga kes on sellest kaugemal olnud, sellest võõram, siis pulss kiireneb, keha läheb kuumaks, ma hakkan higistama, õhku on vähe, ei ole meeldiv tegevus. Aga see on justkui selline momentaalne ohverdus pikemaajalise heaolu nimel. Teine näide on see, et sa teed õhtul kodus õllepudeli lahti, momendiks on hea, aga vastupidiselt pikaajaliselt viib ta sind allamäge. Ehk siis seda tulebki vaadata, et hetkeline ebameeldiv kehaline tegevus on tegelikult pikaajaline investeering. Ja, see on siin üks küsimus, et on teada, et tänapäeva tervena elatud aastad on väidetavalt 50 eluaasta kanti. Mida see ikkagi täpselt tähendab? Et inimene kirjutab, et mul juba praegu 20-ndatest põlv on haige ja pärast koolipäeva selg valutab. Ja üks on see, et meil on iga päev on väikesed võitlused ja ega keha ei ole kunagi ideaalses seisundis, rääkimata tasakaal. Tasakaal on siis, kui sa surnud oled, et siis mitte miski ei liigu, et bakterid ikka liiguvad, aga et see tervena elatud aasta, see on puhtstatistiline moodik, aga põhimõtteliselt siis, kui sul on diagnoositud haigus, et see on krooniline seisund, mida peab hakkama ravima, et see on see hetk ja me teame, et see number tuleb varasemasse perioodi, et ja eriti huvitav on see, et osa on sellist somaatilised ehk kehalised vaevused, aga me näeme üha rohkem, et need on psühhiaatrilised probleemid. Ja Siim tõi näite, et suurtes riikides kuni 49-aastaste peamiseks surmapõhjuseks on enesetapud. Et me pidime ju hästi elama ja ometi lahkutakse noortest alla 15-16-aastasest alates, läheb see enesetappude arv kasvab. Võib-olla me arvame seda ka, et siin öeldi, et põlv ja selg valutab, et kui mina sain 30, ma sain ka sünnipäeva kingituse, et väga tugeva seljavalu sünnipäeva päeval, et kummardasin maha ja võtsin kerge proteiini valgukotid, jõusin püsti ja nädal aega kõndisin niimoodi vildakalt ringi, et see on osa elust, et millegipärast võib-olla arvatakse, et see on justkui minu inimõigus mitte tunda mingisugust kehalist vaevust või valu, et kui ma nüüd seda tunnen, et siis on midagi väga valesti, aga me tunnetamegi valu ja see on loomulik elu osa. Et paraku nii on, aga siin on see asi ka, et selleks, et neid tervena elatud aastaid tagada, mida varem sa pihta hakkad,
seda vundamenti endale ehitama, seda parem on, sellepärast et ma vist võib-olla varem ka mainisin, et kui nii-öelda vanast, eakamast, küpsemast east hakata mingisugust treeningut tegema, on see ülimalt väga hea, aga maksimeerimiseks ta ei ole enam piisav puhtalt sellepärast, et nii-öelda kogu sinu keha, kui me räägime luude tervisest ja lihaste nii-öelda võimekusest, siis tegelikult millele see nii-öelda allub, lihas, on see, et mis see peamine nii-öelda kasvu ja nii-öelda paremaks muutumise ajend on see, kui lihasel on pinge sees, kui sa punnitad midagi, ta läheb kõvaks, ta läheb pingesse, mida rohkem on sul pinget, seda rohkem lihaste sees teatud retseptorid registreerivad seda pinget ja annavad siis aindust, et valgusünteesi võiks nüüd käivitada natukene võimsamalt. See, et see lihas valutab järgmine päev, see on lihtsalt kõrvalprodukt sellele. Ja kui nii-öelda kõrgemas eas hakata seda tegema, on see loomulikult väga hea, aga need kontraktsioonid ei ole enam nii tugevad, et saavutada seda sama taset, mida nii-öelda nooremana pihta hakates. Ehk siis, kui tervena elatud aastaid tahame juurde saada, siis tuleb tervena elatud aastate jooksul hakata ka sellega tegelema. On teil veel ettepanekuid või mingisuguseid näiteid tuua, kuidas haridussüsteemi saaks rohkem liikumist kaasata või liikumist sisse tuua, et tudengid ja võib-olla ka põhiharidussüsteemis õpilased rohkem liiguks? See on natukene üleskutse formaat jällegi, et teeme kuidagi kellegi teise kaudu selle kohustuseks, aga kindlasti kultuuriruumina haridus on selline pikk periood elust, kus matemaatikatund võiks toimuda kehaliselt aktiivsemalt ja terve hulk lapsi tegelikult avastavad, et see oli üks huvitav tund, et see jääb paremini meelde. Aga matemaatikaõpetaja ise ei ole selleks valmis, kuigi ma tean matemaatikaõpetajad, kes on nagu väga naksid ja kehaliselt hästi pädevad ka, aga jah, natuke ohtlik on öelda, et haridussüsteem hakaku ka nüüd sellega tegelema, et see on veelgi terviklik, mis öeldakse, et haridussüsteem ei saanud hakkama, järelikult ei tasu proovida. Et niimoodi üksikute küünalde põletamine ongi, lõpeb selle surnuajaga nii või teisiti, et me lihtsalt raiskame ära, et see peaks palju terviklikum strateegia olema. Ma ka võib-olla põikaks selle küsimuse põhistruktuurist nagu kõrvale, et väga hästi minu arust Kristjan ütles, et kas nii-öelda põhikool või see peab nagu nüüd selle enda kanda võtma, et tegelikult oleks tore, kui indiviidi tasandil see võetaks. Need, kes juba, lihtsalt öelduna, kes juba on täisealised, lihtsalt tuleb sellest aru saada, pigem vältida ka sellist dihhotoomset mõtlemist, et mul praegu ei ole aega käia, või ma olen kogenud ka seda, puutudes inimestega kokku, kes tahavad trenni teha, ma praegu jõuan ainult korra nädalast käia, ma ei hakka üldse, et ma siis hakkan, kui ma jõuan. Et kui ideaalsed tingimused tekivad, et siis hakatakse millegagi alles tegelema, aga neid ideaalseid tingimusi ei pruugi mitte kunagi tulla. Et isegi kui sa korra nädalas leiad aega midagi teha, vähemalt sul on mingisuguse intervalli tagant, kas või kord nädalas mingi tegevus. Kui asi läheb paremaks, sa saad seda suurendada. Et see on nagu võib-olla see soovitus juba siis täisealistele inimestele, kes nende otsuste eest on ise vastutavad, aga pigem mõelda selle peale ka, et lapsevanemate näol, või ka noored lapsevanemad, et täna rääkisin just meie ülikooli õppejõu Kirsti Pedakuga, et tegelikult lapsevanematel on väga suur roll, et arvatakse seda, et justkui, et laps peab ise selle liikumisega hakkama saama, et viin su trenni või aga tegelikult tema jäljendab sind ja mul on nagu eriti hea näide tuua, mis mul südant väga soojendas, on see, et ma viisin oma tütrele, läksin talle nii-öelda siis eratrenni tegema, panin talle koonused maha, et nüüd hakkame mööda neid koonuseid jooksma, ütlesin, et teeme 3 otsa seda jooksu. Aga tema oli nii sillases, aga teeme 4. Jumala eest, teeme. Olla ise ekraanis teema, liikuda ise ka. Sa pead tegema ise seda, mida sa tahad, et su laps teeb. Kui sina ei tee ka tema, kui sina ei tee, ei saa tema peale näpuga näidata. Siin on veel küsimus, et mis on teie soovitus, nüüd kui spordialas vaadata, mis oleks see parim või selline sobiv spordiala, millega tegeleda, et elada terve või vastupidi, mis oleks selline spordiala, mis tervist kahjustab. Kas on selliseid nii-öelda
äärmusi võib-olla välja tuua? on kindlasti, sõltub natuke vanusest ja soost ka, aga vast selliseks hästi universaalseks, võivad natuke rohkem hästirahvaste teema on jalgrattasport, kuna see viib sind natuke kodust kaugemale. Ta on tehniliselt põnev ja me näeme seda Mamili fenomeni, middle-aged men ehk keskealist mehed trikoodes. Et seda armastavad naeruvääristada need, kes kadestavad, et see lihtsalt võimaldab tugiliikumisaparaadilt võtta selle koormuse ära, aga annab sellise küllaltki mitmekülgse koormuse, muuhulgas kognitiivse koormuse, et mitte ainult see, et sa keskkonda pead jälgima, aga sa pead märkamatult hoitaks tasakaalu, sa teed valitsed oma keha hoopis mitmekülgsemalt kui kõndides. Aga siia kõrvale ma paneksin teise, ja kuna see on kodust, sa ei pea mingit rituaale tegema selleks, et sealt kodust välja sõita. Ja neid radasid on palju rohkem, kui joosta jõuaksid. Ja teine on niisugune, praegu on kogumas vast mujal maailmas, populaarsust on rocking. Rocking on, sa võtad kergelt nagu raskustega seljakoti ja lähed jalutama, kõndima. Ja selle tulemusel on siis tugiliikumisaparaat, aga ülakeha ka saab sul koormuse, nii et tegelikult, ja ta hoiab sul pulssi, näiteks rattaga sa võid pulsi liiga kõrgeks saada, süsivesikut kulub rohkem, siis sa tahad rohkem süüa, kaal ei lange ja kõik nii, et ei jaksa teha. Rakenguga sa hoiad enam-vähem pulssi täitsa paratamatult seal 110-120 juures, mis on nagu ideaalne rasva põletamiseks, ja samas ta hoiab tegelikult seda lihasaktiivsust sellisena, et ta tegelikult kulutab vähem süsivesikuid ja tarbib rasvu, ehk õpetab seda rasvade oksidatsiooni kompetentsust ainevahetuses. Ja see rakengus on, kindlasti on ka Eestisse tulemas mingisugust võistlused, aga maailmas neid juba korraldatakse, aga see on nagu kaks hästi kättesaadavat, saad lihtsalt kodust välja minna. Võib-olla käid poes ka ja paned midagi veel sinna kotti juurde, et saad siuke, ütleme, soomeks vööduliikunta või utilitaarne liikumine, et kus sa saad kasu ka sellest kodust välja minekust. Sina soovitad siis ka midagi? Ma soovitan, aga huvitaval kombel ma ei hakkagi kangi tõstmist soovitama kohe praegu alguses. Et nende alade puhul on see, et suuresti sõltub ka ühelt poolt tegevuse iseloom, saab olla intensiivsem, vähem intensiivsem ja suuresti see sõltub ka nende mahust või doosist, mis sa nii-öelda annad. Et tegelikult me peame aru saama sellest, et see tegevuse maht tegelikult ajas muutub, läheb aina suuremaks, kui sul võimekus tõuseb ja sellest tulenevalt ka selle harrastatava ala iseloom või lausa nimetus saab tegelikult ajas muutuda. Lisaks sellele üks oluline asi, mida peab arvesse võtma, on see, et see mis tahes liikumistegevus, kui sul on münt ja mündil on kaks külge, eks ole, siis üks külg on see, et ta peab sulle sobima, ta peab toimima, aga teine asi on see, et ta peab meeldima sulle ka. Et kui sa midagi vastukarva teed, siis see hakkab kindlasti jätkusuutlikkust pärssima, aga see sama jätkusuutlikkus või pigem see järjepidevus on kõige olulisem. Isegi kui sa teed võib-olla vähem, kui sa peaksid, aga kui sa teed järjepidevalt, siis asi seegi. Ja võib-olla selline lihtne vastus on see, et kui sa ei tea, millest alustada, mis see õige ala on, siis ära jää seda ootama, vaid mine kõndima, sest see on kõige lihtsam viis oma tervise paranemise nii-öelda suunas. Ja küll sa siis sealt näed edasi. Ma toon näite veel, tegelikult Jaapanis elatakse kaua. Miks Jaapanis elatakse kaua? Kas need vanemad inimesed käivad jõusaalis või trenni tegemas? No way, kõnnivad. Ja nad kõnnivad kahekesi. Kahekesi kõndides tekib sul esiteks, millest rääkida. Teiseks see välismälu, et kas sa täna ei tulegi. Et sa teatud mõttes see tagab selle liikumise ja sa otsid tänu mõlema inimese intellektuaalsele otsimisele, siis sa leiad ka teisi kohti, millele tähelepanu pöörata, et see intellektuaalne osa on hästi tähtis, jällegi pulss on madal, saad päris kaua väljas olla ja just see väljasoleku, see temperatuuri erinevus ka, et need on kõik väga toreda efektiga. Ma olen siis ka natukene nagu jaapanlane, et ma olen selle peale ise nagu tulnud, et terviserajad, kui on infra vajalik on olemas, ongi täpselt nii, et saad sõbraga kokku, selline 2-tunnine ots tuleb, sa küll kõnnid, mis on küll väga hea, selg võib natuke pärast kange olla, pikas kõnnimisest selga on rapitud ka üks ole minevikus, aga tõepoolest, et mis on nauditav, on see, et kui sa kõnnid, sa liigud, mõte hakkab jooksma, teine kõnnib sul kõrval, ka mõte jookseb,
toimub mõttevahetus ja päris häid ideid sünnib. Et see saab otsapidi tulla tagasi sinna, et kõndimiskoosolekut ma ei ole veel osa võtnud, aga see oleks täiesti teema, mida võiks teha, et häid mõtteid tuleb rohkem sellisel juhul. Ja ma võtaks viimane küsimus, et siin on nüüd selline küsimus, et kui noored jõusaaliga alustada, kas see peab kasvu või teeb mingit kahju? nüüd tuleb see ei ära, et ei, see ei ole nii, et see on jah müüt aegade jooksul. Keha lihtsalt valib teatud alasid ja kes on lühemad kasvanud, nad jäävad siin alas, siis vaadatakse, et ohoh, et näed lühikene, et teeb endiselt kangi, et vastupidi, et see on lihtsalt, kes kasvavad pikemaks, loobuvad teatud spordialadest ja see ei ole sugugi seotud sellega, et kasv jääb kinni. Ja selles mõttes, et kui sa võtad kangi endale turjale, hakkad sellega kükitama, siis keskmine selline jõutrenni seeria võtab aega seal, ütleme 40 sekundit, kui sa rahulikult seal 10 korda teed sellise kontrollitud tehnikaga. Et kui sul 40 sekundit korraks on see kang turjal, kas nüüd see paneb kasvu kinni, et selle loogika alusel peaks ranitsa kandmine kõikidel lastel kasvu kinni panema, sest seda nad teevad palju kauem, on see ranits neil siis nii-öelda seljas. Et pigem, mis kasvu kinni paneb, on see, kui sa vaegtoitud. Et kui sa ei söö piisavalt või sööd väga üksluiselt, siis see võib kasvule kehvasti mõjuda, et pigem peaks sellele panema rõhku. Et see on ka põhjus, miks Põhja-Korea elanikud on, ma ei tea, circa 10 sentimeetrit lühemad kui Lõuna-Korea elanikud, sest et toitumine ei ole seal piisav. Aitäh. Kui te mõtlete nende küsimuste peale, siis meil on plaanis auhinnad anda 3 parimale küsimusele. Ma võin need siia ette veel panna, kui vajadust on. Saate nüüd küsimuste peale mõelda ja äkki kõige parem küsimus siis jätta viimaseks, et mis need parimad küsimused teie arvates olid? See no mina toetaks seda äkki. jah, see on üks ja võib juba ette ära öelda, kui me oleme valinud või? ei, aga me pidime kõige parema lõppu jätma vist. Okei. Seda ma ei kuulnudki, seda küsimust. See oli vaata see kombineeritud, et ma jõudsin selleni, sest ütles, et see ühtis sellega. See on põhimõtteliselt sama. Mulle meeldib, et see on sõnastatud niimoodi, vaata. Mina vormisid, mida meie saame teha. Mul on 2 valinud, et sina valid. Ma arvan, et see on konstruktiivne ka. Et kuna see on nendele kasulikum, millega alustada. Seda ei küsitud, aga see on huvitav küsimus. Nii üks on see, et millisega alustada on. Millise spordialaga alustada? Ja siis sul, Siim, oli see lapsevanem, et mida saaksime teha. Jah, see ja siis see haiguse teema oli ka. Kas haigena tasub? Või et millal võib minna? Oota, aga mingi 3 tükki ja 3 on üks nagu top või? Jah, nendest 3, kokku ongi 3, aga viimane. Aga see eratrenni teema tuleb millest? See ongi see on see üks või? See on see top. Okei. Okei. Üks, top 3, see, kuna on õige hetk treeni minna pärast haigust, on siis mitte top 1, aga selle 3 sees. Ka tore. Et millal õige hetk minna trenni pärast haigust?
ta läks trenni ära vist juba. Okei, hüva. Siis oli see ala vist. Ala ja mina. Jah, mis see parim spordiala nii-öelda, millega alustada? Mis oli lõpus siin teemaks, et enne kui ma selle top 1 küsimuse ütlen välja, siis ma väga tahaksin ühele vastata tegelikult, et võib-olla Kristjan võib ka vastata, ma annan oma nägemus, et küsimus on, et kuidas oleks võimalik kõige lihtsamalt aru saada, kas kaalukaotus tuleneb rasva või lihasmassi arvelt, mitte kasutades spetskaale, mis rasvaprotsenti näitab. No, ühelt poolt sa võid analüüsida toitumist, kuidas su toitumine on, kas see valgutarbimine on piisav, aga teine asi on see, et kui sinu töövõime hakkab langema, et sa käid trennis, aga sa ei jaksa enam nii palju kui eelmine kord ja sa hakkab järjepidevalt allapoole liikuma, siis see peegeldab ka tegelikult lihasmassi siis vähenemist mingil määral. Ei soovi lisada? Ja see bioimpedantsi põhine kehamassi mõõtmine ei ole üldse väga hea, et eriti see sõltub vägagi keha ehitusest, et tegemist on sellise arvutusliku, see reaalselt ei mõõda rasva, vaid arvutab su keha elektrijuhtivust 2 erineva sagedusega ja siis üritab selle kaudu küsida, et oled mees või naine, kui vana sa oled, siis teeb oletuse, kui palju sul rasva on, et tegelikult see ei pea olema, et sportlaste puhul see võib täiesti puusse panna, et eriti noorte puhul ka, et see rasvaprotsent, et tegelikult see volt on väga väikene, aga siis ta ütleb, et see on suur ja mõnel ütleb, et see on hästi väike, vastupidise tulemuse, kuna ta on hästi lihaseline, ütleb, et sa oled ülekaaluline. Ei. Et ta lihtsalt mõtleb selle kaalu ja takistuse. Ja kui sa tahad seda tulemust mõjutada, siis söö kõht täis ja joo väga palju vett ka endale sisse, siis sul on seda musklit rohkem ja rasvaprotsent on väiksem. Hea numbri. Ja kui sa tahad ennast nii-öelda rasvasemaks muuta, siis käi saunas või tee seda pärast treeni, kui sul kehas vett vähem on. Et see rasvaprotsent kohe suurem. Ja see bioelektrilise takistuse analüsaator, mis on see rasvaprotsendi mõõtmise masin, selle eksimusprotsent on pluss-miinus 5%, rohkem kui kiiruskaameral võib puusse panna. Aga siis minu nii-öelda isiklik see hingelähedane teema on siis see, et mida saaksime vanematena teha, et laste ekraani aega nihutada rohkem aega liikumisele, teades, et tööealiste ehk vanemate enda peamised vabandused on ajapuuduse väsimus. Tuleb ise ka trenni minna. Võta vastutus ja mine ja tee. Ma võtan, kui sa praegu niimoodi kellelegi teisele pakud, siis ma võtan tagasi selle ja siis valime teise küsimuse praegu. Ongi nii või? Enek oskab ise ka trenni teha. Okei. Siis Kristjan valib välja, kes tuleb ja ega ju ei pea tulema. Ja ma arvan, et puht praktilise elu seisukohast on see, et kui energiat on, kas külmetusega tasub trenni teha või mitte, et see on puht elu tervise seisukohast mõistlik küsimus ja lisaks vastusele saab ka auhinna nüüd. Tervena tuleb trenni tulla muuses. Ja, et nohu on siis 2... okei. No vot, aga ju siis oli hea teema, kui... Sina küsisid. No. Teeme nii. Et kui trenni tahad tulla, siis Siemens Sparta võid kirjutada, et siis vaatame edasi. Aga suur tänu esinejatele, ma loodan, et kõik said väga huvitavaid teadmisi ja meil on esinejatele 2 auhinda. Aitäh. Aitäh.
aitäh, aitäh kutsumast!